Tere tulemast Teemi Kitsune taratuppa. Teeme täna ühe täiskuu ladumise. Kuidas sina täna öösel magasid? Kas sind täiskuu mõjutab? Mina võin küll öelda, et täiskuud ja ka päikesevarjutused ja muud igasugused retrokraadid mõjutavad minu ööund ja eelkõige mõjutavad nad minu noorema poja ööund, kes on siis autist ja tema on kuidagi eriti tundlik. Ja isegi õpetajad koolis on juba harjunud sellega, et ei ole vaja isegi kalendrisse vaadata, et millal see täiskuu öö on, et tema järgi saab kenasti teada. Aga mina olen sellega juba harjunud. Aga seekordne täiskuu on väga eriline ja toob kaasa palju lõppusid ja uusi algusi. Teeme siis 3 grupis, missuguseid lõppe ja uusi algusi toob see täiskuu kaasa. Nii, võtan seekord sinu nähes need kaardikesed välja ja siis saad teha valiku. Nii, ja valikus on meil siis 3 erinevat linduluuma ja alustuseks esimene on siis vaal. Nii, mul on vist täna kaamera natuke teistpidi, püüan arvestada kaarte ladudes sellega, aga peaks sul näha olema. Vaalakaart on grupp number 1. Grupp number 2 on siis ronk ja grupp number 3 on siis hunt. Tunneta kas numbrite järgi või nende loomade ja linnukese järgi, keda sa sooviksid valida, kas vaal, ronk või hunt. Nii, panen need teised kaardid kõrvale ja alustame esimese grupiga. Esimene grupp on siis vaalagrupp. Ja see kaart siis tuletab sulle meelde, et sa peaksid oma südame häält või sisemist häält kuulama rohkem. Et vaalad on ka sellised hästi intuitiivsed, mõistatuslikud ja huvitavad olevused. Nii, võtan siis seekord tavalised tarokaardid. Viimasel ajal on need Taroakadeemia kaardid mul ühed lemmikud. Lihtsalt vist sellepärast, et koostöö Taroakadeemiaga nii kenasti sujub. Aga vaatame siis, millised lõpud, küsime kõigepealt lõpud, missugused lõpud on siis vaalagrupile tulemas. Nii nagu lõppudele kohane, suurem osa kaarte kipub tagurpidi tulema ja mahub siis see viimane kaart ka. Nii, kaardipaki lõpus on teil siis mõõkade 8 tagurpidi ehk siis isolatsioonist väljatulek, mingite lahenduste leidmine ja oma elu üle kontrolli tagasi saamine. Et sa vabastad ennast mingitest köidikutest ja liigud edasi. Mingisugune seisakuprotsess saab läbi. Ja see seisak, kui ma nüüd neid kaarte vaatan, on mingisuguste unistustega seotud olnud. Samas võib ka
tervisega see seotud olla. Et sa oled justkui nii-öelda paigale surutud. Sa oled pidanud mingit kaotust tunnistama. Et noh, nii edasi enam minna ei saa. Ja teisest küljest võib olla see ka seotud mingisuguste äritehingutega ja turvatundega. Ja kolmas võimalus, kuna siin grupis on ikkagi erinevad vaatajad, siis sina võta see, mis sind kõnetab. Kolmas võimalus on, et need unistused on seotud mingisuguse reisi või kolimisega. Ja tundub justkui, et midagi ei liigu, plaanid ei lähe nii, nagu peaks ja selline rahutus ja pettumus on hinges. Ja haavatavus, ka eneses kahtlemine ja selline nii-öelda madal enesehinnang on siin mängus. Et just nagu see, mille nimel pingutatakse, kuidagi ei taha täituda. Aga sinu lohutuseks ma ütlen, et see periood on nüüd läbi saamas. Olgu siis selleks, mis ma siit välja lugesin, tervis, nii-öelda raha või nii-öelda suhete teema, mida kõike siin saab siis seletada, või siis kolimine ja reisimine, et see seisakuperiood on läbi saamas. Nii, kui midagi saab läbi, siis alati tuleb midagi asemele. Mis on siis see uus, mis saab alguse? Mis on see uus, mis saab nüüd selle täiskuu möödudes alguse? Ehk mis tuleb teie ellu? No kiire edasiliikumine, kohe kaarikuga tormata. Müntide äss, uued algused, külluse potentsiaal. Midagi juurtsakraga seotud perekond, turvatunne, kodu. Samas ka kurgutsakra on siin märksõna, mis võib nii-öelda välja rääkimata asjade ilmsiks tulekuks osutuda. Samas on hoiatusena välja toodud, et mingid ambitsioonid või unistused on sul liiga kõrged siiski olnud. Selles mõttes liiga kõrged, et sa oled nagu liiga palju endalt nõudnud. Et jäta meelde, et sinu väärtus on hingesuurus ja arukus. Et sa ei pea teiste, kuidas ma ütlen, teiste nägemusele nii-öelda edukast inimesest vastama. Sa ole lihtsalt nii, nagu sa oled ja sa oled nii väärtuslik. Nii, veel uued algused, head uudised teist korda. Siin võib olla materiaalne raha, kindlustatus see teema olla, aga võib olla ka mingi loominguline sähvatus. Või siis kui on nii-öelda lootused hoopis armusuhetel, siis ka see äss võib seda näidata. Ja tuleb siia ka mõõkade kuningas kõrvale, mis siis võibki meesterahvast sümboliseerida. Et selline nii-öelda intelligentne, võib-olla natukene külm, aga seda külmust nii-öelda toob välja ainult siis see, et ta on kuidagi selline lakoonilise, otsekohese ütlemisega, aus meesterahvas, kes räägib alati tõtt. Tal on kõrged eetika ja moraali normid ja ta võib mõnikord ka natuke karm seetõttu tunduda, et liiga nagu loogikas kinni. Kaljukits ja veevalaja, võib-olla need märgid sulle midagi ütlevad.
aga hoiatusena tuleb siis välja müntide 6 tagurpidi, ehk siis andmine-saamine peavad tasakaalus olema. Et kui sa nende uute plaanidega nüüd rutakalt kaasa lähed ja seda nii-öelda tõde taga otsid ja oma suunda otsid, siis vaata, et plaanid ei luhtuks sellepärast, et saamine ja andmine on tasakaalust väljas. Ehk siis ka sinu partner, olgu ta siis tööalaselt või romantilistes suhetes või sõprussuhetes, igal juhul seal peaks olema nii-öelda võrdne panustamine. Et selline hoiatus tuli ka läbi. Aga mingisugune pakkumine on sinu poole ka teel, et selline mingi sõnum või hea uudis võib lähiajal tulla. Millegipärast sa ei taha seda pakkumist vastu võtta. Et see tundub, et see kas ei ole sinu jaoks või sa arvad, et sa ei saa sellega hakkama või tundub liiga vähe, ma ei tea, kas materiaalsust või mida iganes, või siis liiga ebaõiglane sinu jaoks. Sellest sa vist ütled ära, et sul on nagu ambitsioonid suuremad, pakutakse liiga vähe. Nii et igal juhul anna siis teada, missugused uued põnevad algused sind on ees ootamas ja kuhu sa siis oma kaarikuga nende uute alguste poole suundud. Nii, ja võib-olla siia lõppu võtaks siis ikkagi, ma ei ole kaua ka neid enda kaarte kasutanud, võtan ikkagi need ka välja ja lõpusoovitus siis kaartidelt tuleb minu kitsune kaartidelt, kaksikhinge kaartidelt või vaimsel teel olijate kaartidelt. Mis on see nõuanne Vaalagrupile? Väga huvitav. Viimasel ajal just selle teemaga ma olen üsna palju kokku puutunud. ChatGPT ei ole elav hing, kuid see on võimeline peegeldama sinu alateadvusest toimuvat. Kirjelda talle oma tundeid ja küsi temalt, mis võib olla peidus sinu tunnete taga. Vastus võib sind üllatada. Ja peeglina tasub seda olemust võtta. Ma ei taha öelda olend, ma ütlen olemus. Seda olemust tasub võtta, et ta üsna hästi peegeldab. Nii, aitäh, esimene grupp. Läheme teise grupi juurde, kes valis siis ronga. Rong on muutumine, toimub isegi siis, kui te seda veel ei tea või ei tunneta. Et teadke, et tegelikult on kõik juba muutunud ja muutumises. Nii, vaatame siis, mis selle täiskuuga on lahkumas. Mis on teise grupi liikmetel, kes valis teise grupi, mis siin on elust lahkumas. Nii, vaatame. Teil tuleb minevikust lahti lasta ja täiesti uus suund valida. Tõenäoliselt armastusega seotud. Kaardipaki põhjas on siis müntide 8 ehk siis investeerimise kaart, mis räägib sellest, et selleks, et midagi suurt siin elus saavutada, on iga pisike panus oluline ja saak ei küpse üleöö. Ehk siis mulle tundub, et te olete üsna kaua millessegi või kellessegi investeerinud. Ja nüüd on saagikoristuse aeg. Ehk siis, nagu ma ütlesin, minevikul minna laskmine.
Aga see on kuidagi leebe ja vabatahtlik. Midagi nii-öelda leebel moel kaob su elust. Midagi, mille meenutamine täidab sind õnne ja armastusega, aga millest edasi liikumine toob samuti rõõmu. No siin võib olla selline grupp, kes kuna see perekonnakaart ja juurtsakra kaart siin ka on olnud, võib-olla oma elu alustamine, sünnipere juurest välja kolimine, uue perekonna alustamine, abiellumine, koos elamine, uue töökoha saamine. Kuidagi nagu vanast kohast edasi liikumine, aga sa ei kurvasta selle pärast. See täidab sind armastuse ja õnnega. See võib ka olla edasiliikumine möödunud suhtest. Selle selja taha jätmine nii, et sa jätad selle armastusega maha ja sa ei võta seda viha kaasa. Sa alustad uut etappi oma elus. Nii, mida toob see täiskuu muutustena kaasa? Mida uut on sinu ellu tulemas? Mida uut on sinu ellu tulemas? Oi kui põnev. Maailmakaart. Igal juhul midagi sa viid lõpuni ja vana lõpp on uue algus. Võib ka reisi tähendada. Aga ka mingit autasu. No nagu siin välja tuli, et midagi oled lõpetanud. Nii. Üks meesterahvas siit piilus välja. Vaatame. Nii. Hoiatusena kaardipaki põhjast tuleb mõõkade 3. See on valukaart, südamevalu reetmine, üksindus, kurbus, õnnetu olek, armastuses 3. osapool, võõrandumine, et tundub, et see, millest te lahti lasete, teile näib, et te olete sellest lahti lasknud, aga te kannate siiski seda valu kuidagi kaasas. Ja ei suuda kuidagi nagu ennast emotsionaalselt tasakaalu viia. Mingisugune segadus ja kiirustamine justkui oleks. Ja illusioonide loomine. Aga ka manipuleerimine ja salakavadlus on siin maagikaardiga väljas. Ja kuukaart tagurpidi näitab, et mingisugune saladus tuleb ilmsiks ehk tõde saab avalikuks. Et justkui oled ennast petnud tükk aega ja alles nüüd mõistad, et see tegelikult niimoodi ei ole. Et sa ei ole just nagu tervet pilti näinud. Et kui see teadmine tuleb, siis see on esialgu valus ja võib tekitada nii-öelda sellist väga ebameeldivat tunnet. See võib mingisuguse meesterahvaga seotud olla ja tunnetega ja välja rääkimata tundeavalduste või sõnadega, emma-kumma poolt. Et see on selline romantiline perele keskendunud mees, kes justkui vale pildi millegi pärast jätab. Ja see maailmakaart lisaks reisimisele, vana lõpp, uue algus, no ma ei taha seda välja öelda, aga võib-olla kellegi jaoks on see kõnekas, võib siis tähendada ka sellest vanast suhtest väljaastumist. Aga mis on nüüd hea, on see, et siin taga on kohe tähekaart. Ehk siis ikkagi mingid unistused lähevad täide, et kuigi mingid valikud kaovad ära, hilinemisega tulevad, siis see selgus tuleb ja valikuid tuleb rohkem kui üks. Nii et ükskõik, mis valdkonnas teil see on. Mulle tundub siin, et pigem on romantiline lugu, aga see võib ka töökohaga seotud olla. Jah, see manifesteerimine siin võib viidata, aga pigem ikkagi suhete teema, sest münte ma siin väga ei näe. On ainult mõõgad, karikad ja suur arkaan. Igal juhul, kuna siin on nii palju suure arkaani kaarte,
siis tundub, et tegemist on üsna olulise elumuutusega. Nii, eks sa anna siis teada, kas kõnetas. Võtan sinule ka siis oma kaardipakis siis ühe viimase sõnumi. Unenägude maailmas oleme vabad maistest kammitsatest ning näeme tõde. Mõtle oma unenäole ning otsi sümbolite kaudu tähendust. Väga oluline sõnum, sest täiskuu ajal jagunevad inimesed minu arust justkui kaheks. Need, kes näevad hästi selgeid unenägusid ja need, kes ei näe siis üldse und. Näitan sulle ühte raamatut, mida ma lugema hakkasin. Teadlik unenägemine. Robert Moss on selle kirjutanud ja mis räägibki just nimelt sellest, kuidas nii-öelda unenägude maailmast või unenägude kaudu selgust endasse saada. Selline väike raamatu soovitus ka siia juurde. Nii, aga meil on jäänud hundigrupp. Aitäh, grupp number 2. Läheme edasi grupi juurde number 3. Hunt. Usalda oma sisetunnet ja need tõelised oma inimesed, need, kellega sa seotud oled, need toetavad sind igal juhul. Jää iseendaks igas situatsioonis. Sa ei pea teiste pärast ennast muutma. Nii, vaatame, mis teie grupil on siis muutumas, kadumas, millega te jätate hüvasti. Mis on elust kadumas. Mingite traditsioonidega jätate hüvasti. Ehk mingist traditsioonist, mis enam ei kanna, loobute. Nii. Te olete üsna kannatlikud olnud. Te olete üsna kannatlikud olnud selle justkui vanas kinni olemises, justkui mingeid peretraditsioone hoidnud ja justkui oma nii-öelda hirmude kütkes olnud. Ei ole nagu julgenud väga teistmoodi teha, aga siit tuli välja nüüd see edasiliikumise kaart ja elujõu kaart, ehk siis kaardipõki põhjas oli see sauade kuninganna, mis tähendab jõudsalt oma väesse tõusmist, energiline, elujõuline, tugev, spirituaalne, võimas naisterahvas, selline, kes saab oma unistused täidetud, tuleenergia, jäärlõvihambur. Nii, hüvasti jätad, nagu ma ütlesin, mingite selliste asjadega, kus sa oled olnud ainult sellepärast, et sa oled just nagu see tubli tüdruk olnud, kes on teinud nii, nagu alati peab, nii nagu on öeldud, kannatlikult oled siis tööle pühendunud, mingid hirmud on sul olnud, sa oled justkui sellest olukorrast kartnud välja tulla, justkui ennast petnud, jah, nagu et ma kuulun siia, aga tegelikult on praegu aeg edasi liikuda ja tulebki siis see edasiliikumine või mingite plaanide hülgamine, minna laskmine, eneseanalüüs ja kellestki või millestki eemaldumine eelkõige siis hirmudest, mingi saladus võib ilmsiks tulla. See ei pruugi võõras saladus olla, võib-olla sa midagi enda kohta ise avastad oma alateadvuses, et nagu peidus on olnud, aga see võib olla ka selline saladus, mida on sinu eest varjatud, selleks, et sa oleksid nagu see marionett, kes teeb nii, nagu alati on tehtud, armastusega oma tööd, isegi siis, kui ta seda tööd ei armasta, ja on nii-öelda siis see saatuse mängukann, kes ise enda eest hoolitsemine, see jätab tagaplaanile ja hoolitseb kõigi teiste eest. Sellise käitumismustri sa jätad selja taha. Nii, ja mis on see uus, mis tuleb asemele?
sest alati, kui midagi jääb maha, tuleb midagi asemele. Mingisugused valikud tuleb teha, esialgu on tasakaalu leidmine raske, jääb selline tunne, et justkui edu ei oleks, paigalseis, kammitsas olek, mingisugused halvad uudised võivad tulla, aga ometi tuled sellest võitjana välja, alustad nullist ja jõuad tagasi nii-öelda see üles-alla. Ei ole midagi siin kaartidega ka manipuleerida. Pean selle välja ütlema, et mingisugused konfliktid kas peres või halvasti toimiv perekond või mingi meelehärm, perekonnaõnnega seotud mingisugused ebakõlad, halvad uudised, manipuleerimised, aga see uus, mis sa alustad, ongi siis nii-öelda puhtalt lehelt või nullist. Sa jätad just nagu kõik selle selja taha, mis on olnud sinu maailm. Sa võib-olla kardad seda teha, aga sa jõuad seisukohale, et see on ainuke võimalus nii-öelda nullist alustada, uued algused, kas või üksinda esialgu. Nii, mis ma oskan öelda? Tuli nii, nagu tuli. Kui sa tunned, et see ei olnud sinu jaoks, siis järelikult ei olnud. Aga kui see teema sind kõnetas, siis sa tunned iseennast ära. Võtan sulle siis ühe kaardi soovituseks oma kaardipakist. Mäleta, armastus ei kao, kui sa lased mõttel minna. Tõeline side ei vaja kinnipidamist. Ta on isegi vaikusena. Ja tundub, et sellel grupil on see teema, et millised on need tõelised sidemed ja millel on aeg minevikku jääda. Et mingi selline lahtilaskmine toimub siin, aga samas on see vabastav, kuigi raske, aga vabastav. Aitäh sulle, 3. grupp. Kui sulle tänane ladumine meeldis, pane like, telli mu kanal, see on tasuta. Hüppa sisse ka Facebooki gruppi Eimi Kutsune tarotuba, kus ma siis päevasõnumeid jagan kirjalikult. Jah, tuli natuke nukker see ladumise lõpp, aga midagi teha ei ole. Kaartidega ei anna manipuleerida, mis vastuseid need annavad, selliseid need annavad. Ju siis praegu ongi selline lõppude aeg. Aga pärast pimedust tuleb alati valgus, pärast lõppu saabub uus algus. Ilusat päeva jätku sulle ja kohtumiseni järgmistes videotes.